Olen haridusteaduse doktorant Pille Nelis ja minu doktoritöö teemaks on kaasava hariduse raamistik alushariduse kontekstis. Minu jaoks on kõige olulisem mingi teema uurimise juures saada esmalt aru, millest me räägime, ehk defineerida põhimõisted. Seetõttu alustasin oma uurimistööd kaasava hariduse mõiste defineerimisest. Alustasin süstemaatilise kirjandusülevaatega ja kirjanduses leiduvaid definitsioone analüüsides selgus, et kaasava hariduse definitsioon sisaldab endas kahte dimensiooni: filosoofilist olemust ja praktilist olemust. Filosoofilise olemuse all mõeldakse kaasamise väärtustamist, uskumusi ja lähenemist. See väljendub kultuuris, otsustes ja valikutes haridussüsteemi kõigil tasanditel. Ja selle olemust selgitavad täpsemalt 4 aspekti. Esiteks, juurdepääs haridusele, kus erinevused on väärtustatud ning hoiakud ja väärtused ühiskonnas võimaldavad kõigile lastele hariduse kättesaadavuse. Teiseks, inimõigused, mis hõlmavad olenemata erivajadusest iga lapse ja tema perekonna õigust osaleda ühiskonna täieõigusliku liikmena kogukonna tegevustes ja õigust osaleda alushariduses ja olla kaasatud tavarühma koos eakaaslastega. Kolmandaks, kuuluvustunne, kus erivajadusega laps tajub, et temaga arvestatakse ühtviisi nii perekonnas, kogukonnas kui ka ühiskonnas kui täieõigusliku ja võrdse liikmega. Ja neljandaks, sotsiaalne integratsioon kui positiivsed sotsiaalsed suhted ja sõprussuhted eakaaslaste vahel. Praktiline olemus tähendab tegevusi ja praktilisi rakendusi, mis soodustavad kaasamist. Praktilist olemust kirjeldavad täpsemalt 3 aspekti. Esiteks, osalemine ehk kõigi laste füüsiline paigutamine tavarühma või koolieelsesse lasteasutusse ja nende mõtestatud kaasamine seal. Teiseks, tugisüsteem, mis viitab piisava infrastruktuuri ja tugisüsteemide olemasolule, sealhulgas perekonna toetamisele. Tugisüsteemide all mõeldakse ka kaasamise edendamise strateegiat ehk pedagoogilist lähenemisviisi või õpikäsitlust. Samuti mõeldakse siin, et kõigil täiskasvanutel, kes on osalised kaasava hariduse rakendamisel, on võimalus professionaalseks enesearenguks. Ja kolmandaks, lapse areng, mis tähendab, et laste arengu toetamisel arvestatakse kõigi laste maksimaalselt potentsiaali nii, et saavutatakse individuaalsed õpieesmärgid. Filosoofilist ja praktilist olemust arvesse võttes võime sõnastada kaasava hariduse definitsiooni. Kaasavaks hariduseks nimetatakse inimõigusi arvestavat ja heale haridusele ligipääsu võimaldavat lähenemisviisi, kus lapsed tajuvad sotsiaalset integratsiooni ja kuuluvustunnet, hoolimata nende erivajadustest. Ja kaasamine saavutatakse laste aktiivse ja mõtestatud osalemise ning personaalse toe kaudu iga lapse maksimaalset potentsiaali arvestades. Selle definitsiooni lahtimõtestamisel võib esiteks välja tuua, et kaasav haridus on lähenemisviis. Teiseks on selle järgi oluline, et kaasava hariduse subjektiks on lapsed, kes ennast teatud viisil tajuvad ja kelle potentsiaali saavutamine on eesmärgiks. Kolmandaks viitab see meetoditele, millega lähenemisviis, taju ja potentsiaal saavutatakse, ehk aktiivne mõtestatud osalemine ja personaalne tugi.